On uudiste eetriaeg ja stuudios Rohke Develak. Ameerika Ühendriikide kaitse-eelarves vähendatakse kaitseministri sõnul Ukraina toetamist peamiselt põhjusel, et see toob rahu lähemale. Ülejärgmises eelarves lõpetatakse Ukraina toetamine täielikult ja see peaks rahu veel kiiremini lähemale tooma. 3 aasta pärast avab USA Ukrainas teise rinde ja koos Venemaaga suudetakse siis lõpuks Ukrainasse rahu tuua, märgib presidendi administratsiooni esindaja ja teates lisatakse, et samm-sammult jõutakse rahale üha lähemale. Ja Eestisse. Valitsus annab teada, et keskendub nüüdsest üha enam valitsuse peamisele eesmärgile, milleks on sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamine ja lõpuks likvideerimine. Pikki aastaid on Eestis valitsenud olukord, kus paljudel läheb hästi ja mõnedel halvasti ja vahe selle hästi ja halvasti vahel kärises järjest suuremaks. Valitsusel on nüüd olemas kõik võimalused tagamaks, et võrdsust on senisest peagi rohkem. Lähema poole aasta jooksul saavutatakse, et olukord, kus ühtedel läheb hästi ja teistel halvasti lõppeb ja edaspidi läheb juba kõigil halvasti. Kaovad kadedus ja vihkamine ning kuna sageli tõstab inimeste tuju juba seegi, et teistel läheb ka halvasti, siis peagi saavutatakse olukord, et vaatamata sellele kõigil läheb halvasti, läheb kõigil tegelikult hästi. Ja kultuuriteateid. Riigikogu kultuurikomisjon annab teada, et on 2 suure kultuuriobjekti Tartu Südalinna kultuurikeskuse ja Rahvusooper Estonia juurdeehituse küsimuses jõudnud lõpuks lõplikule üksmeelele. 2 olulise ehitise poolt ja vastu on kogunenud hulgaliselt argumente ning emotsionaalne foon on arusaadavalt kirglik. Kultuurikomisjoni lõplik otsus on, et Rahvusooper Estonia juurdeehitus ehitatakse Tartusse ja Südalinna kultuurikeskus Estonia teatri kõrvale. Nii on rahul need inimesed, kes ei tahtnud söökut Tartusse, rahul need inimesed, kes tahtsid ooperimaja juurdeehitust. Eriti rõõmsad saavad olla need, kes jällegi ooperimaja juurdeehitust mitte mingil tingimusel näha ei soovinud. Nii saab 2 olulist kultuuriobjekti ehitatud ja samal ajal neid hooneid seal, kuhu neid ei soovitud, ka ei ole, märgib kultuurikomisjon kirjalikus otsuses. Eesti Arstide ja Õdede Liit aga alustab järgmisel esmaspäeval poliitikute meditsiinilist läbivaatust. Juba mõnda aega on meedikute murelikult jälginud poliitikute seas levivat seni teadusele seletamatut fenomeni, milleks on sõnade ja tegude täielik lahkuminek. Meedikutele pakub suurt huvi, millised muutused täpselt poliitikasse läinud inimese organismis aset leiavad ja kas on võimalik välja töötada ka vaktsiin. Poliitikute meditsiiniline läbivaatus viiakse läbi ette teatamata, sest mõned poliitikud on kuuldes uuringust lubanud juba ise kohale tulla, meedikuid igati aidata ning kui aeg käes on, kindlasti pole kohal ka mitte kedagi kardavad arstid. Ja hariduselu korraldustest. Haridusministeerium on välja töötamas koolibusside süsteemi, mis annab hariduskorralduses oma kuluefektiivsuse mõttes silmad ette kõikidele sellelaadsetele lahendustele maailmas. Maakoolid õpilased peavad niigi üha enam aega veetma bussis. Kui koolimajad maha müüa, saab osta väga mugavad bussid, mis on kohaldatud klassiruumiks ja lapsed saavad ka bussis õppida. Need oleksid liikuvad koolimajad, mis sõidavad maapiirkondades ringi ja läbivad ka selliseid kohti, kus ei ole koolimaja olnud juba sajand või kauemgi. Koolibusside marsruut pannakse kokku selliselt, et iga viimanegi Eestimaa nurgake sõidetakse läbi ja nii on kool korra päevas igas väiksemaski maakohas. Koolipäeva lõpuks toob koolimaja lapse taas oma koduukse ette. Koolibussidele minnakse üle siis, kui enamus väljaspool linnu olevaid koolimajasid on maha müüdud. Eetris olid uudised.